Head kuulajad, täna alustame 5-osalist piibli vaatluse sarja ja meie vaatluse aluseks on Philippi kiri, mille kirjutas apostel Paulus. Minule isiklikult on see olnud niisugune minu usuelu seisukohalt väga lähedane, väga minu vaimulikku elust algperioodi puudutav kiri, kus ma sain endale väga palju inspiratsiooni ja sellist rahu, sisemist rahu ja rõõmsameelsust ja see teatud pika perioodi jooksul kõnetas see kiri mind väga ja ma loodan, et see ka teid, kes te nüüd koos minuga veel põhjalikumalt seda uurite, saab samamoodi puudutama. Aga täna see vaatluse aluseks on siis 1. peatükk ja esimesed 11 salmi ja mõned sissejuhatavad märkused veel enne seda, et alati küsitakse, et kes siis on selle kirja autor ja autor tõesti on apostel Paulus ja seda ka kinnitab 2. sajandi keskel üks kirikuisa Polükarpos, kes kirjutab Philipplastele, ütleb, Paulus ära olles kirjutas teile kirju. Keegi kinnitab veel, et tõesti, Paulus kirjutas teile kirju. Ja siin meie ees on üks selline kiri. See kiri on kirjutatud umbes 61. või 62. aastal Rooma vanglast. Õieti see ei ole niisugune tavaline vangla, vaid see on niisugune uurimusvangla või kohtusaali juures olev, kas just arestimaja, aga ikkagi nagu kohtusaali koos olev. Ja see on üsna tähtis moment selles kirjas ka. Kui nüüd tervet kirja vaadata, siis jah, tõesti alguses on nagu igas kirjas on sissejuhatus, kuhu juurde kuuluvad tänuavaldused, palve Philipplaste eest, siis selle olukorra käsitlus, miks ta on vangis, mis lootused tal seal vangis olles on, siis mida tähendab Kristuse evangeeliumi järgida ja üks ikka, mis kõigi nende kirjade juurde kuulub, nagu on ka hoiatus eksiõpetajate, antud juhul siis juudi usuliste eest, kes püüdsid nagu Kristuse kogudusse tuua seda käsumeelsust ja lõpuks manitsused, tänu ja kokkuvõtte. See on niisugune üldplaan, aga meie siis vaatame, mis siin on ja ma loen päris algusest esimesed salmid. Paulus ja Timoteos, Kristuse Jeesuse sulased, kõigile Philippis olevatele pühadele Kristuses, Jeesuses ning ülevaatajaile ja abilistele. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt, Kristuselt. Siin apostel Paulus alustab päris tavapärasel viisil, vastavalt juudi kirjanduses kasutatud stiilile. Need tavasõnad sisaldavad tavaliselt autori ja kirja saaja nime ning tervituse. Aga kui te hoolega märkasite, siis juba tervituses on ka isegi tervituse sõnumi keskmes on Jumal ja tema ainusündinud poeg. Ja see läbib punase niidina ka tervet seda kirja. Teine erandlik joon on viide Paulusele endale ja Timotosele kui Kristuse Jeesuse sulastele. Et sellega määratakse ära, et kes nad on, miks nad kirjutavad ja kõik see. Timoteos viibis apostli juures vangistuse ajal ja tal olid erilised sidemed Philipplastega. Raskel ajal võib apostel arvestada oma vaimuliku poja ustavusega. Ja nüüd, kui seda mõtet tänasesse päeva tuua, siis kui me mõtleme, et kes on meile lähedased inimesed, kes on meie usupojad või tütred või meie usukaaslasedki, et kas me võime nendega ka raskel ajal arvestada.
ja Paulus nimetab Timoteust mu kaastööline. See on Rooma kirja 16. peatükis 21. ütleb mu kaastööline. Ja nii valmistab ta ette ka lugejaid, et miks ta nii palju tähelepanu ka pöörab Timoteusele tema kohalolekule. Nüüd olla sulane, Jumala sulane, et mis see võiks tähendada. Vanemates tõlgetes on ka ori, et Jumala ori. Eesti 19. sajandil Wiedemanni sõnaraamatus on niisugune vihje, et Jumala teenimine, pühapäeval Jumala teenistusele minek, on öeldud, et rahvas ütles, et läheme Jumalat orjama. Et 6 päeva orjati nädalas mõisniku ja pühapäeval mindi Jumalat orjama. Kas see on siis see tähendus nüüd? Aga tegelikult see, mis Vanas Testamendis on Ebed Jahve, Jumala sulane, siin tähendab õieti, et Jumala poolt ära valitud sulast. Et see, kes on sind võtnud oma teenistusse, see annab sinu teenistusele ka selle väärtuse ja sära, et see ei ole mitte alandav, vaid see väljendus on tegelikult meile kõigile ülendav. Et kui ma ütlen kellegi kohta vendadest, et Jumala sulane või õdedest Jumala ümardaja, et siis see ei ole mitte, et siin ongi kõik orjad ja selles mõttes sulased, vaid see on midagi väga erilist. Ja siis on öeldud ka niisugune väike fraas, et kõigile Philippis olevatele pühadele. Et siin ei ole mõeldud üksikuid, vaid kõik need kristlased, kes seal Philippis on issanda vastu võtnud, kõigile on see kiri. See pühaduse mõiste, ma usun, et see on teile paljudele tuntud, et see on eraldumine. Et kõigile, kes on eraldatud Jumalale. Selles mõttes on siin eituslik mõte, et maailmast välja toodud, eraldatud, aga jaatuslik mõte on see, et nad on Jumalale pühendatud ja nad teenivad Jumalat. Et kõigile neile on see kiri kirjutatud. Nii et, ja siis nimetatakse siin ka veel kohe alguses ülevaateid ja abilisi. Siin kõlab ka niisugune tore nimetus nagu episkoopoi ja diakonoi, kreeka keeles episkoop, sealt tulevad siis piiskopid nimetused ja diakonid on meie kogudustes rohkem tuntud tegelased, pastori kaasabilised, aga episkoopoi tähendab siin eelkõige ülevaatajat või juhti, diakon nagu kaasteenija rohkem. Siin kohe alguses tuleb mitmed niisugused meeleolu, seda üldist kirja meeleolu esile toovad ka mõisted ette. Et rõõmustama, arm, rahu ja need näitavad seda meelsust või atmosfääri, milles see kiri on kirjutatud. Et Paulusele tegelikult see kogudus oli nagu eriti südamelähedane. Ma selle koha peal korraks loeksin selle koguduse alguse momendi Apostlitegude raamatu 16. peatükist. 11. salmist edasi. Siis me purjetasime Troasest välja, tulime otse teed Samostraakesse, järgmisel päeval aga Neapolisse ja sealt Philippisse, mis on tähtsam linn tolles Makedoonia osas, Rooma koloonia. Selles linnas me viibisime mõned päevad ja hingamispäeval me läksime linna väravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokku tulnud naistega. Ka üks jumalakardlik naine, Lüüdia nimi, purprimüüja Thyatira linnast kuulas ning issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palus ta meid
tulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav issandale. Ja ta käis neile peale. Ja seesama lugu läheb kohe edasi. Paulus ja Silas vangistati, pandi vangitorni. Olukord täpselt sama, kus nüüd Paulus praegu on, kui ta seda kirja kirjutab, aga see väike vihje, see toob väga selle esile, mis tundega võis Paulus seda kõike kirjutada. Olukord on sama, jälle vangistus, aga see särav evangeeliumi leviku algus Filippis. Ja kõige selle üle on olnud Jumala arm, rahu, palju ilusaid mälestusi. Ja ta kirjutab edasi, ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan. Alati igas oma palvest ja kõigi eest rõõmuga tehes eespalvet. Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni. Ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. Nõnda ju ongi õige mul teist kõigist mõelda, sest teie olete minu südames. Kui ma siis olen ahelais või kui ma kostan evangeeliumi eest ja seda kinnitan, olete teie kõik kaasosalised mulle antud armus. See mõte, mis siit mind väga puudutab ja ma usun sind ka, on see, et see hea töö, mis sai alguse, millest me just kuulsime, kus oli ka raskusi, aga seda mitte inimesed ei vii lõpule, vaid Jumal oma vaimu läbi enne Kristuse Jeesuse päeva tulekut viib ise lõpule. Ja see on see suur kandev mõte kogu Paulused ka teistes kirjades. Ja siin eriti, et Jumal töötab Kristuse ja püha vaimu läbi meis. Ja selle tõttu ta võib tänada ka selles raskuses, kus ta on. Ja tänada ka kõiki neid mälestusi ja meenutusi meelde tuletades. Ja seda teha teie kõigi eest. Ja see ongi osadus ka evangeeliumiga, mis tal on. Nii et kui me nüüd enda jaoks mõned küsimused jätaksime mõtlemiseks, siis peaksime küsima võib-olla niimoodi, et mis on see, mis muutis Filippi koguduse Pauluse jaoks eriliseks? Tuletame meelde kõiki neid piiblikohti. Mis on see, mis pani teda tänama, hoolimata oma viletsast olukorrast? Ja mille üle võiksime meie oma kogudusele mõeldes tänada? Või mõtleme hoopis kuidagi teisiti või on tänu põhjust? Ja võib-olla ka praktiliselt endalt küsime, et kas elu kitsikustes on üldse võimalik olla tänumeelne? Ja kui, siis mis põhjustel? Tänan.